Tere, armas! Mina olen Triinu ja mul on ülihea meel jagada oma lugu ja just selle eesmärgiga, et kõik inimesed saaksid olla vabad, terved ja oma elujõus. Täna ma mõtlesin, et ma arutlen sinuga korra selle üle, et miks näiteks mina olin ärevuses, depressioonis ja miks on väga paljud inimesed selles kohas. Minu vaatenurk ja minu arusaamine on minu enda elust ja just sellepärast, mida ma kõike olen õppinud. Ja see on sellepärast, et kui meie esivanemad on kõik elanud oma elu täpselt nii, nagu nad on osanud, aga mida nad on teinud, nad on surunud oma tunded alla. Ja nad ei ole lubanud endal olla haavatavad, nad ei ole lubanud endal tunda kõiki tundeid, vaid nad on nad on nagu nii alla surutud oma tunnete osas ja see tähendab seda, et see laps, kes on õppinud selles keskkonnas ellu jääma, nii nagu ka mina, siis mul ei näidatud seda poolt, et on okei nutta, on okei väljendada seda, mida ma tunnen, sest mitte keegi minu suguvõsas ja perekonnas seda ei teinud ja ma ei näinud seda. Ja minu perekonnasüsteemis oli uskumus, et ma pean olema tugev. Ma pean olema tugev ja ma pean ise hakkama saama. Ja need naised minu suguvõsas on kõik niimoodi hakkama saanud. Aga kui suguvõssa sünnib inimene, kellel on suurem missioon, siis tema kannab kõike neid koode. Tema kannab seda valu. Ja ärevus on hirmupõhine. Hirme on hästi palju. Hästi palju hirme, kuidas hakkama saada, kuidas ellu jääda, kõiksugused asjad, aju ja energiasüsteem on kõik ülekoormuses. Kuidas ma saan hakkama? Ja see on energia, mis on kogunenud põlvest põlve. Ja nüüd see inimene, kes vaevleb ärevuses, lõpuks depressioonis ja siis veel ma ei tea, see on just sellepärast, et ta on võtnud kõik selle koorma enda kanda. Ja see inimene ise ei teadvustagi seda. Ta on väga tubli, ta töötab 24/7, ta on tubli õpilane, ta õpib, ka need nooremad lapsed. Nad on nii tublid, aga nad on väga hädas oma ärevusega. Ja need on kõik meie enda sees olevad programmid. Neid programme on hästi palju. Lihtsalt märksõna on see pool, et kui sa tunned ennast halvasti, sul on ärevus, sul on depressioon, siis see on märksõna ja see ei ole okei. Me ei pea keegi õppima ärevusega elama. Meil on vaja vabastada oma hirmud. Meil on vaja vabastada oma hirmud ja tulla ära ühendusse iseendaga. Kui sa oled ühenduses iseendaga, oma rahuga, siis sul ei ole ärevust. Sul on täiesti teised tunded. Ehk siis, kui sina vaevled täna ärevuses, siis minu sõnum ongi see pool, vaata iseendasse. Meie esivanemad ei osanud seda. See on okei, see on okei. Aga meil tuleb seda teha. Selleks, et olla terved ja õnnelikud. Selleks on vaja võtta vastutus oma elu eest iseenda kätte ja hakata sealt välja tulema. Muud moodi ei saa. Ja kui sa oled välja tulnud, sa näed oma elu täiesti teistmoodi. Ja kui sa tunned väga palju hirme, kas raha osas, töö osas, siis küsi, kelle omad need on. Kes sinu süsteemis pole kunagi elus hakkama saanud tunnetega, siis sa kannad seda koodi. Kõike on võimalik täna tervendada, absoluutselt kõike. See ei pea olema ärevus, see ei pea olema depressioon, see võib olla mis iganes.
täna on inimestel väga rasked seisud kehas. Selleks on vaja tegeleda oma vaimse minaga, oma toitumisega, oma liikumisega, vee joomisega, oma vundamendi kasvatamisega. Ma olen tänu kõigile sellele olukorrale, kus ma olin 10 aastat tagasi, muutnud kõiki neid harjumusi. Töö osas, vee joomise osas, toitumise osas, liikumise osas ja ma teen täna täiesti teist elu endale. Mida ma teen? Ma loon endale täiesti uut kohta. Et olla iseenda elu loojas, mitte enam sõltuvuses tööandjast, vaid luua ise oma elu. Ja ma olen täna selles number 1. Nii nagu ka oli 2017, oli number 1 ja ma elasin voodis ja ma olin püsiklient EMO-s ja ma otsustasin, et ma tulen sellest välja ja ma otsustasin, et ma jagan kõigile, kuidas tulla välja sellistest olukordadest, mis on kehas. Ainuke, kes ei valeta, on keha. Kui energiat ei ole, siis energia on minevikus kinni. Kui on ärevus, siis on väga palju hirme. Ja need on hirmud, mis on vaja lahustada. Mul ei ole täna viga olla nähtaval, olla julge, teha loenguid, sest see on minu jaoks normaalsus. Aga 10 aastat tagasi oli see väga suur teema. Nii et mis ma tahan öelda? Sa oled tulnud siia maa peale ja sina saad võtta vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte ja tuua sellest kannatusest ära. Sa ei pea ise kõigega hakkama saama, sa ei pea. Sul on võimalik küsida abi, sest ka mina poleks üksi sealt välja tulnud. Sest ma teadvustasin, et see kood, et ma pean olema tugev ja ma pean ise hakkama saama, on üks tugevamaid kannatuses olevaid koode. Ja inimesed elavad selles ja ei julge vastu võtta abi. Ja nii võib jääda sinu elu elamata, sellepärast et sa lihtsalt kardad. Sa kardad muutuda, sa kardad töökohta vahetada, aga need on just need kohad, mis on võimalik täna teha. Turvatunne ei pea tulema rahast ega tööst. Turvatunne tuleb sinu enda seest. Aga kui seda turvatunnet ei ole, see on selles mõttes illusioonide ees, siis on vaja sinnani jõuda. Turvatunne on sinu enda sees. Jõud on sinu enda sees ja sinu vägi on sinu enda sees. Mitte kuskilt mujalt ei tulenud. Igatahes, kui sina otsid endale mentorlust, kuidas välja tulla sellest kohast, siis minul on täna teadmised, kuidas saada voodist lavale. Sa ei pea olema seal kannatuses. Sa võid olla terve, elujõus ja ennast väärtustav inimene. Nii et võta julgelt ühendust, teeme tutvumiskõne. Sa ei pea kartma. Sinu loomulik olek on õnn, rõõm, vabadus. Kui sa seal ei ole, siis see on võimalik. See on võimalik kõigile. Täna on see võimalik kõigile. Aga mõnusat päeva sulle ja uute kohtumisteni. Kirjuta mulle julgelt. Tšau ka!